Riigikogu on seadusesse sisse kirjutanud, et õiguskantsler peab hindama, kas see kriminaalasi on poliitiline või mitte. See on õiguskantsleri põhiline ülesanne ja minu meelest selles ülesandes oled sa läbi kukkunud. Sest kui me vaatame nüüd, mis see muster on. No meil oli Ivi Eenmaa, kes tegi enda sünnipäevapeo 4200 € eest, kriminaalasja ei algatatud. Meil oli Kadri Tali, kes käis Pärnus pidu pidamas, võttis hotelli, jõi džinni kokteile, temale pakuti võimalust see raha tagasi maksta. Aga siis meil on Kert Kingo või Kalle Grünthal, kelle puhul algatatakse kriminaalasi, tuuakse õiguskantsler ei näe, et siin on erikohtlemine, et erinevatele poliitilistele jõududele on erikohtlemine ja laseb ilusti selle kõik läbi. Et selle tõttu on muutunud Riigikogu liikme immuniteet sisuliselt mõttetuks. Et sina lased selle läbi siin kõik. Sa ei tee oma tööd. Ja ma ütlen selles mõttes, mul ei ole nagu mingisugust usku, et meil on mingit ausat kohtupidamist, aga meil ei ole ka ausat õiguskantslerit. Õiguskantsler saab teha seda tööd, milleks te olete seadusega loa andnud. Ja juhin tähelepanu, et nii kurb kui see ka ei ole, saadiku puutumatuse äravõtmiseks on tulnud ettepanek teha mitme erakonna liikmete kohta. Kui te annate õiguse hinnata seda, et kas prokuratuur on kahtlustuste esitamisel olnud järjekindel ja kas nende ajastust arvestades võib olla tegemist inimeste mõjutamisega nende ülesannete täitmisel, siis ma seda väga hea meelega teen. Riigikogu ei ole seda õigust andnud. Aitäh. Ja no need selgitused kahjuks ei ole veenvad. Ja on väga selge, et see on valikuline otsustus ühtede puhul karmi karistust nõuda ja teiste puhul lihtsalt silmad kinni panna. Ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et Riigikohus on andnud Riigikogule väga ulatusliku enesekorraldusõiguse, mida muuhulgas ka teie selja taga olev Riigikogu aseesimees väga ulatuslikult kasutab. See tähendab seda, et ka Riigikogu liikmetel on väga ulatuslik enesekorraldusõigus. Ja mind huvitab antud juhul, miks ei ole kasutatud Kalle Grünthali puhul võimalust temalt väidetavalt ebaseaduslikult kasutatud või mitteotstarbeliselt kasutatud rahasid tagasi nõuda, vaid on algatatud kriminaalasi. Mis see põhjus on, et ühtede puhul nagu Kadri Tali võib tagasi maksta, aga teiste puhul tuleb kriminaalasi algatada? Mis see vahe on? Tehke mulle selgeks, miks Ivi Eenmaa puhul ei algatatud kriminaalasja, aga Kalle Grünthali puhul ja Kert Kingo puhul algatatakse. Palun tehke mulle see selgeks. Ja tehke see selgeks ka sellest vaatevinklist, et meil on ulatuslik enesekorraldusõigus. Austatud härra Helme, mina ei ole riigi peaprokurör. Kui oleks, ma võib-olla teeks teisi valikuid ja oskaks teile seda olukorda ka selgitada. Head kolleegid, oleme väärikad ja viisakad. Lubame õiguskantsleri jätkata, kui ta soovib. Et siin on raske midagi öelda, sest mina ei ole neid süükspandavaid tegusid toime pannud. Mina ei ole kellegi peale kaevanud, mina ei ole seda kahtlustust esitanud, mina ei ole teie kirjeldatud valikuid teinud ja seadus ei anna mulle mitte ühtegi hooba selleks, et prokuratuuri kohustada kuidagi teisiti käituma. Kui Riigikogu soovib kõrvaldada Riigikogu liikme saadiku puutumatuse võtmise protseduurist tasakaalumehhanismina õiguskantsleri, siis on võimalik teha ka seda. On võimalik jätkata senise korraga ja on võimalik anda õiguskantslerile suuremad õigused prokuratuuri tegevuse põhjendatuse kontrollimisel. Aitäh. Minu küsimus on ajendatud teie tõlgendusest jälitustegevusele. Te ütlesite, et üks jälitustegevuse eesmärk on ka, või tegevus on ka varjatud jälgimine. Ja kas varjatud jälgimine õiguskaitseorganite poolt on näiteks avalikus kohas fotode, videotehnika kasutamine Riigikogu liikmete või ka teiste isikute poolt, et kas te seda tõlgendate varjatud jälgimiseks või see ei ole varjatud jälgimine? Aitäh. Et kui sobib, siis sellele vastaksin üksikasjalikult, olles kolleegidega nõu pidanud. Et tõenäoliselt ühtedel juhtudel on see nii ja teistel teistmoodi. Et ei jääks sellist valet muljet võib-olla, et teid kuidagi siin ilmselt süüdistatakse asjas, millest võib-olla tõesti teie kuidagi süüdi ei ole. Aga
me lihtsalt küsime neid küsimusi selleks, et avalikkus saaks aru ja et ka teie võib-olla mõistaksite, et küsimus on ikkagi selles, et prokurörid võtavad valikuliselt neid asju ette, mille sisu põhimõtteliselt on sama, aga menetlust alustatakse valikuliselt. Et see on tegelikult asi, mida me läbi oma küsimuste ja läbi oma sõnavõttude üritame selgeks teha, et ka õiguskantsler nagu tegeleks asjaga. Aitäh. Ma tänan. Sellele küsimusele olemegi aastaid tähelepanu pööranud. Paraku ühtegi mehhanismi, mis võimaldaks selles küsimuses tõhusat järelevalvet teha, õiguskantslerile Riigikogu andnud ei ole. Kõik need küsimused ongi õigustatud ja eks meie oma ametkonnas küsime neid täpselt samamoodi, aga paraku probleeme lahendada saame üksnes selles ulatuses, milleks seadus meile võimaluse annab. Aitäh. Ma küsin Riigikogu liikme staatuse seadus paragrahv 18.5. Riigikogu liikme immuniteedi äravõtmise taotlus. Riigikogu liikme suhtes menetlustoimingu tegemiseks või süüdistusakti koostamiseks nõusoleku saamiseks esitab õiguskantsler või riigi peaprokurör põhjendatud taotluse, milles näidatakse veenvalt, miks muul viisil ei ole võimalik eesmärgi saavutada. Ma tõesti, et püüdes aru saada, kuidas see asi käib, et kui meil on näiteid ajaloost, kus siin on nimesid juba nimetatud, olgu see Ivi Eenmaa, kelle puhul summa, ma saan aru, mille üle vaidlus käis, oli suurem kui see tänane kaasus ja siis Kadri Tali, kellel oli väiksem, aga siiski on näited, kus muul viisil saavutati eesmärk, öeldi, et maksa tagasi. Et teie niimoodi õiguseksperdina, õiguskantslerina äkki oskate mulle seletada, et kuna muu viis on, pretsedendid muust viisist on olemas ja on osutunud võimalikuks muul viisil asju lahendada, et miks siis aeg-ajalt otsustatakse kriminaalmenetluse kasuks? Aitäh. Ma tänan. See on väga õige küsimus, aga jällegi, see on riigi peaprokurörile, mitte minule. Mina ei saa kahjuks öelda riigi peaprokurörile, et ta võtaks kahtlustuse tagasi. Ei saa peaprokurörile öelda, mis asjaoludel ta tohib kahtlustust esitada või mitte. Sellist õigust ei ole praegu antud. Senini ei ole mitte kunagi õiguskantsler jätnud seda taotlust esitamata, sellepärast, et mitte kunagi pole see taotlus olnud nii ilmselgelt põhjendamatu, et seal üldse ühtegi tõendit ei ole, et seal sees üleüldse mitte midagi ei ole. Ja senini on alati Riigikogu ka loa menetluse jätkamiseks andnud. Et siin seada õiguskantslerit süüpinki minu arvates ei ole kohane. Kui te soovite, et me teeme prokuratuuri üle järelevalvet, siis palun pange see seadusse kirja ja me teeme. Aitäh. Et nüüd jätkuks Raini küsimusele, et kõik need muud viisid siis prokuröri poolt olid läbi käidud ja teile toodi ka põhjendused, et miks need muud viisid siis ei olnud otstarbekad. Et ainuke viis sellest teada saada on kriminaalmenetlusega jätkamiseks ja muud viisid selle asja lahendamiseks ei olnud tõhusad. Et kas oli prokuröri taotluses ikkagi sees kirjeldus nende muude viiside osas, mis oleks viinud tulemuseni, et riigi raha otstarbekalt kasutada? Aitäh. Austatud härra Aller, peaprokuröri taotlus on teile tervikuna esitatud. Et seda saate hinnata. Mina ei oska peaprokuröri asemel siin rohkem midagi. Vastavalt seadusele õiguskantsler ei hinda neid küsimusi. Ma tõmbaks selle teema natuke laiemaks, mitte sellest tänase päeva teemast, mida me arutame ka üleüldiselt, et kas te olete tõstnud lauale või arutanud ka seda mure kohta, et kas see on päris okei, näiteks kui minister, et siin Kalle Laaneti kaasuses läheb oma ametisse ja tegelikult asutuses ametnikud saavad aru, et ministril on näiteks on mingi ebakõla kuskil. Ja nad lihtsalt seda ei räägi see asutus, kes teeb taustakontrolli, tegelikult peaks aru saama, et midagi on nihu näiteks. Seda peaks tegelikult aru saama majas tõenäoliselt kantsler või veel kas või rahandusosakond. Ja lihtsalt hoitakse seda maiuspala nagu selleks hetkeks, kui vaja on ministri vastu seda kasutada, kui minister ei tee äkki neid asju, mida keegi tahab. Ma utreerin natukene, aga see näeb nii välja küll. Et kas olete selle probleemi tõstatanud, sellepärast et see näeb selgelt väga halb välja, et pikema aja jooksul ei tulda ja ei panda lauale, et minister, et siin on väike ebakõla, et korrigeerime selle ära, aga seda hoitakse nagu trumpkaarti selleks hetkeks, kui minister ei allu enam kellegi diktaadile. Aitäh. Tänan. Taaskord väga õige küsimus. Jah, aastaid olen seda küsimust tõstatanud, rääkinud ka ametis olnud peaprokuröridega. See kõik tõesti näebki halb välja. Ja nii ei tohiks olla.
Ja minu arusaamine õigusriigist on ka see, et kui on kas ministri või Riigikogu liikme ametikaaslastele teada, et midagi ei ole tema tegevuses õiguspärane või on kahtlane, et siis soliidne on seda öelda. Mitte oodata, kuni kahju kasvab ja siis võimalusel tõepoolest vähemalt tundub nii, et kättemaksuks panna korraga need materjalid lauale ja mõnel juhul lausa oodata, kuni ettevalmistatav kuritegu siis lõpuks täide saadetakse. Et tegelikkuses minu arusaam õigusriigist on tõesti teistsugune. Mina arvan, et me peaksime kõik püüdlema selle poole, et riigile kahju ei teki ja kui keegi milleski eksib, et siis juhitakse tema tähelepanu sellele esimesel võimalusel, mitte ei üritata saavutada olukorda, kus kellegi üle saab pikalt ja kulukalt avalikkuse hukkamõistu saatel kohut pidada. Aitäh!